tere hommikust. Meie oleme startimas Pudilasse. Ciao kõigile. Te olete ka ciao. Ciao. Kus me läheme? Me läheme Pudilasse. Pudilasse. Me oli alguses plaan minna Vembu-Tembumaale, aga siis meile öeldi, et Vembu-Tembumaa ei ole üldse nii äge, kui on Pudila. Nii et me võtsime nüüd ette suuna sinna ja oma ajagraafikust me oleme tund aega maas, aga lastega minek on juba niimoodi, et sa paned mingi kellaaja ja siis võid arvestada, et umbes tund aega hiljem äkki saab liikuma, nii et kell on 10 ja me oleme Olenek, siis võtsime kiirelt midagi süüa ja tangime auto ära ja siis meil on 2-tunnine sõit ees. Ootame hot doge. Siis on täitsa uskumatu, kuidas me ei jõua nagu. Nii palju aega läheb, et nüüd jõuaks kuskile. Tulime poodi, võtsin Leole ujumismähkmeid. Ja otsin päiksekreemi, me oleme Jüri Konsumis või Coopis mingimini. Kell on juba mingi 11. Kell on 1 ja me lõpuks jõudsime. Saame jätist. Saad jätist. Kuidas maitseb jätis? Väga. Mis maitsega sa võtsid? Maasikad. Ja ootame oma pitsasid. Vähemalt teab, et sealt bistroos peab võtma. Mis sa tahad? Ja friikartulid. Kas ma võin ka ühe friikarta? Jaa.
mis plaan on siis edasi? Me lähme oma girly stuffi tegema. Mis teha tahad? Jõuga ausalt ei tea, sest ma ei tea, mis siin on. No, see on hobune. See saab poniga sõita. Te võite poniga minna proovima. Tule sööme natuke, Leo. Et Taarat peab tagasi viima sinna. Thank you. Nii, tahtsime Brianna viia poniga sõitma või hobusega sõitma, aga see maksab 7 €. Ja see on sularahas ja meil on sularaha täpselt 6 €. Meil on 1 Aga- € veel vaja. Meil on 1 € veel vaja, ja. Aga nüüd mul on siuke kaval plaan, et me läheme teema hoopis ühe ujumistiiru, siis võtame ühe külma kalja topsi sisse. Jaa. Ja kuna tops on pandiga ja pant on 2 €, siis ma mõtlesin, et ma viin selle topsi pärast ära. See on 2 € sulas tagasi ja siis sa saad hobusega sõita. Jah, loogika. Nii et kui te tulete Udilasse, siis natuke peab ikka sularaha endale kaasa varuma. Või siis pead hakkama jooke ostma endale. Jah. Mis siin palava ilmaga kulub tegelikult ka nagu ära. Tule siiapoole. Sealt mäest ka alla lased, Jaa. See on nii raske hüpata. hüppamiskoht. Suur tundub palju lahedam, ma peaks sinna minema. See on täitsa lõhku. Läksime meesperest lahku ja Jaa. oleme siin. Tüdrukud omaette. Jaa. Poisid. Meespere läks sisse mingisse mängude tuppa. Lähevad, on seal jahedas natukene ja meie lähme vaatame. Vaatame. Neid mingid batuute, kus saab nagu ronida, siis sa lased liumast alla. Vaatame neid. Lähme vaatame batuudid üle. Nii, millise ette võtame esimesena? Ma ei tea, ma arvan, et ma tahaks äkki seda haigalama proovida. Haigalama, no lähme siis. Proovime. Siis päike on otse tagant, nagu ma loodan, et on mind näha ka. Siis nii kaua, kuni Brianna siin hüppab. Siis ma mõtlesin, ma korraks chillin ja kiigun. Aga me otsustasime tulla Udilasse, sest et me tegime väikse researchi ja Vembu-Tembu maa tundub natukene ajale jalgu jäänud olevat. Mitte, et ma seal üldse kunagi käinud oleks, aga soovitati rohkem seda Udilat. Aga noh, nüüd oleme siin Udilas ja täitsa mõnus. Ei ole nagu ülemäära suur, samas on nagu piisavalt tegevust igas vanuses. No. Ma ütleksin, et ma reitiksin selle 70-st selle batuudi. 70-st pead sellele batuudile või? Ja sellepärast, et nagu see liumägi eriti nagu, ma ei saanud lasta, sest see oli... See ei olnud libe. Aga üldiselt meile ju meeldib siin, on ju? Jaa. Siin on basseinid. Siin jah, tegelikult igas vanuses lastel on mingit tegevust. Ja me oleme siin juba olnud 3 tundi või? Äkki 2,5 tundi või? 2 või 3 tundi ja tegelikult on siin veel tegevust küll, nii et... Me oleme mingi... Nii et tegelikult terve päev läheb ära. Aga perepilet siis läks maksma 80 €. Võt, nii palju siis rahast ka ja me oleme siin ühe korra söönud. Ja söögi peale läks natuke üle 40 €. Võtsime siis 3 sellist väikest pitsat. 41 € ja 2 jooki. 41 € oli. 41 € või? No, nii et no, ei ole nagu kõige odavam, ei ole kõige kallim. Jäätis näiteks oli 4 €, see pehme jäätis. See oli väga hea, see jäi nagu su suu. Sa said hambad sisse ja sa said nagu seda matsi. Oli hea jäätis, jah? Jaa. See said ka ju. Oli küll, jah. Okei, ma lähen proovin seda mingi slaimi. Järgmist lähed proovime? No mine ja siis tule ütle, mis sa paned hindeks.
vot ja sees on siis mingid mängutoad, kus saab ka mängida. Nii et Mihkel läks Teoga praegu sinna. Vot ja jah. Rahvast on päris palju, aga samas nagu ma ei ütleks, et järjekordades nagu peaks väga seisma. Kiiresti läheb. Sealt tuleb meie meespere. No, ma ei jõudnud nii ikka pool. Tulevad sealt nii armsalt. Tüta. Teisele. Tule. Ma skyjumpile. Oota, issi pidi kunima sularaha, et sa saaksid minna sinna hobusega sõitma. Teo, tule! Teo, me ei hakka sealt trepist üles minema. Tule, lähme sinna poole. Tule immega. Tule. Lähme vaatame, kus issi läks. Liis, tule, palu, tule. Tule. Tule nüüd. Jess. Tule. Joo vahepeal vett ka. Aitäh, jah, palun. Äkki nüüd saab kolja või? Ma ei tea, jubedalt tahaks küll seda külma kolja. Sa teed kalli sellele või? Kalli. Muidu kalliga. Ta käib ise ka ratsutamas, ma küsisin talt. Ta käib ratsutamas, jah? Jah. Aha. Ja mis, kuidas sulle meeldis? Ma ei tea, väga. Aga hirmus oli natuke alguses või? Alguses oli nagu, kui ma pidin peale minema, mul oli nagu oma raudselt kukun alla. Aga lõpuks jäid rahule või? Jah. Mõtled sa Leole vastu pead ja vist? Alt üles viskama, mitte ülevalt alla. Alt üles. Seda võib-olla, jah. Et lapsed nagu Kuule, vaata, ta läheb sinna kuuliauku. Aga räigelt palju parma on küll. Üks parm on meil siin kõrval. Üks õudne parm. Mis juhtus siin? Midagi. Ägi mulle juhtunud. Lõpeta! Väga ootaks tuduvad. Poi, ilusti, jaa. Poi. Järjekorras seal. Ütlesid, ta võib olla seal. Poi, ilusti, jaa. Ta saab küsivad, et peale ei astu. Tõsi pole. Ära kõrvast võtta, tee siia pai. Pai, ilusti. Ära kõrvast võtad ja. Ma tahab isegi. Nii armsakesed siin. Siin oli ennem nii palju rahvast, et me ei pääsenud üldse löögile ja nüüd me oleme siin ainsad. Aga Leo juba pani minema. Lihtsalt on non-stop. Non-stop. Näita, kuidas hüppad. Teo, tule siia poole. Tule. Op.
see Leo lihtsalt ootab seal, et ta saaks ka hüpata. Vesi vuliseb nii kõvasti siin, et ma ei tea, kas te midagi kuulete. Aga me käisime vahepeal paadiga sõitmas ja kell on saanud 6:30. Nii et me hakkame varsti koju minema. See on nii väsi. Tere tõsi. Ma olen tõsin. Rianna teeb oma viimaseid ujumiskiire veel ja siis hakkame minema. Käib üks lonkimine autoni ja siis tuleb üks pikk sõit. Rianna, kuidas sa rahule jäid Vudilaga? Mitu punkti annad? Tule siia. Mis on maksimum? 10 ikka? 10. 10 või? Jaa. Mulle kõige rohkem meeldis kui ma sain selle batuudi asja peal olla. See, kus ma nagu... Tule siia tagasi. Kui ma õhku läksin. See Sky Jump meeldis sulle kõige rohkem või? Jaa. Okei. Ma olen päris väsinud, nii et... Ma ka. Kõnnime autosse. Kõnnime autosse. Ma panen teki peale. Ja kuidas sina hindad? Rianna pani 10/10. Mis sa paned? Anna, mida? Trikoo või? 10 või? Kas sa ütled ka 10? 10/10 Vudilane. Kell on saamas 10 kohe. Me jõudsime põhimõtteliselt just koju, mingisugune 15 minutit tagasi. Nii et ma jõudsin Leo just magama panna, kiirelt duši alt läbi ja magama. Aga issand, kui tore see päev oli. Nii tore. Täiega soovitan, kellel on lapsed. Ja võib-olla isegi kui ei ole lapsi, siis nagu väga fun päev oli seal Pidilas. Me kindlasti läheme sinna veel. Ilmselt mitte see suvi, aga järgmine suvi juba siis kindlasti. Täitsa nagu tore on mõelda, et saab sellist elu
elada ja lastega selliseid toredaid tegevusi teha ja kogemusi saada, et jah, väga-väga mõnus päev oli, väga-väga pikk päev, aga väga-väga mõnus päev. Vot, aga ma tegelikult mõtlesin, et ma lõpetan siinkohal selle video ära ka, nii et tuligi ainult selline väikene väljasõiduvloogikene, nii et ma loodan, et sulle meeldis. Ja kui sulle meeldis, siis võid vajutada videole ikka like, siis ma näen, et sulle meeldis. Ja kui sa ei ole veel subscribe inud mu kanalile, siis ole hea, tee seda ka. Võt. Aga homme ongi mul viimane ametlik nii-öelda puhkusepäev, pühapäev. Esmaspäevast olen ma jälle tööl. Ja ma ei tea, ma kuidagi olen selleks ka täitsa valmis, et ei ole sellist kuidagi raskust, et peaks nagu tööle minema, et ma ei tea, kuidagi väga mõnus on kogu see puhkus olnud ja kuidagi mul on väga hea vibe on. Nüüd ma olen täitsa valmis tööle minema. Nii et alustame siis uuest nädalast, uut töönädalat ja sellega jälle sellist tavapärast argipäevast vloogi. Võt. Aga veel kord suur aitäh sulle, kui sa seda videot siin vaatasid ja näeme juba järgmine kord. Olge tublid. Tšau!